Eestis on täna nii, et ega teema on ikkagi suhteliselt käsitlemata, alles arenemas ja on meil üks tublim kohtupretsedent, mis puudutab üldse veebilehekülgede vastutust ja keegi ei kahtle loomulikult selles, et blogipidajad peaksid järgima autoriõiguseid, isikuõiguseid, isikuandmeid, au ja väärikust ja teiselt poolt on olemas ka sõnavabadus ja ettevõtlusvabadus. Küsimus on eelkõige nüüd interneti ja blogipidamise eripäras, mis puudutab eelkõige kasutajate loodud sisu. Ja kas kasutajate loodud sisus on võrreldes sellise klassikalise meedia vastutusega omad eripärad? Siin võiks küsida siis nii, kas kasutajate loodud sisu on võimalik või on võimalik ainult toimetajate loodud sisu. E-kaubanduse direktiiv Euroopas, mis peaks kohalduma ka Eestis, lahendab seda küsimust selliselt, et blogipidajate veebilehekülge omanike vastutus on pigem erand. Täna on nüüd Eesti kohtupretsedent Eestis, siis viitab küll, et teisi selliseid lahendeid maailmas väga palju ei ole. Loeb tegelikult tunnused selliselt, et pigem kipuvad siis blogipidajad või veebilehekülge pidajad vastutama üldjuhul, kui neil on majanduslik huvi, kui nad loovad võimaluse kasutada loodud sisuks ja neil on võimalus seda sisu modereerida. Sellega see vastutus nagu kaasneb. Nii on täna kehtiv kohtupretsedent. Minu hinnang sellel on see, et tasus kaaluda, kas selline vastutuse solidaarne jagamine suurendab või vähendab iga konkreetse isiku vastutust. Ja võib-olla ajas ikkagi neid lahendeid ka Eestis, aga kindlasti Euroopas vaadatakse ka ringi. Ja kui me vaatame Prantsusmaa kogemust näiteks, siis esimene lahend Prantsusmaal oli selline, mis puudutas MySpace teemat, et loodi sisuteenuse osutajaks. Teine olulisem lahend minu arvates Prantsusmaal oli juba Dailymotioni lahend, kus öeldi, et direktiiv ja piiratud vastutus põhimõtteliselt kohaldub, kuid antud juhul siis loeti ikkagi, et veebilehekülje pidaja vastutab. Ja kolmas lahend on juba Prantsusmaa selline, mis puudutab eBay lahendit, et direktiiv kohaldub ja kohaldub ka piiratud vastutus ja veebilehekülje omanik ei vastuta. Ajas need lahendid muutuvad ja ka Eesti kohtupraktika saab olema mitmekesine ja tuleb ka teistsuguseid lahendeid.